Pereraadio kuulajatele on kindlasti tuttav Petrone prindisari Minu raamatud, sellepärast et meie enda 2 töötajat on ka ju nendest raamatutest 2 tükki kirjutanud. Aga see raamatute sari on võtnud nüüd sootuks isamaalise pöörde ning üks uus raamat, mis sellest sarjast ilmunud on Rein Siku Minu Virumaa ja Rein Sikk ongi meil täna hommikul eetris. Tere hommikust! Tere hommikust, Pereraadio! Tere hommikust, Eestimaa! Kõige alguseks küsin, et ma saan aru, et sa tead natukene seda tausta ja lugu ka, et kuidas see Minu raamatute sari selliseks isamaaliseks nüüd ära pööras? Kindlasti pole ta ära pööranud, vaid otse ja õiges suunas läinud, aga see selleks. Asi selles, et Petrone prindi Minu sarja on ilmunud enam kui 100 raamatut. Ja saan aru, et tublid inimesed kirjastuses otsisid lihtsalt mingit uut nõksu, sest algul arvati, et tehakse 100 raamatut ja pannakse otsad kokku, aga nüüd selgub, et ei ole sugugi 100, et on veel vaja, sest käsikirju tuleb uksest ja aknast sisse. Ning siis leiti, et kuna on tulemas ju Eesti sünnipäeva aasta, ja mitte lihtsa sünnipäeva, vaid Eesti 100. sünnipäeva aasta, siis pööraks tähelepanu natukene Eestimaale. Ja nii tehtigi Eesti erinevateks tsoonideks, otsiti sealt võimalikke kirjutajaid ja see oli üks ära ütlemata rõõmus päev, kui sain minagi meili Petrone prindist ettepanekuga kirjutada siis Petronele oma teine Minu sarja raamat. Esimene oli Minu Ugri-Mugri ja siis teine Minu Virumaa. Ja nagu see kutse tuli, ütlesin mina ka kohe jah, sest ma kuidagi tundsin, et tegelikult on see raamat mul juba valmis. Ma olen seda kirjutanud enam kui 30 aastat, nüüd on vaja ainult nii-öelda enesest välja lasta. Tahtsingi just küsida, et tegelikult üldiselt ajaleheartiklite lugejale oled sa ikkagi vägagi tuntud just nimelt seal Ugri-Mugri arendajana, et kuidas sinu suhted on Virumaaga? No, minu suhted Virumaaga algasid aastal 1984, kui Tallinna poiss, kes oli õppinud Tartus ajakirjandust ja kes omas Tallinnas nii raadios kui ka televisioonis väga häid ja suhteliselt hästi tasustatud töökohti, teatas üllatuseks oma vanematele ja ka õppejõududele, et see kõik on väga tore, aga mina tahan minna provintsi ajalehte Rakveres, mille nimeks oli toona Punane Täht. Ja põhjus oli väga proosaline, kuna minu ema ja isa olid ka ajakirjanikud. Meil oli Tallinnas küll 3-toaline korter, on praegugi, aga ma mõtlesin, et ajakirjaniku elu on ju teatavasti natukene närviline. Ja minu armas abikaasa ei ole väärt seda karistust, et ta peaks elama ühes korteris 3 ajakirjanikuga. Hea, kui ühegagi hakkama saab. Ja siis tegigi selle sammu, tulin Virumaale ära ja ma pole seda sammu sugugi kahetsenud. Ja nüüd, kui praegu üle Eesti kostab natukene kurba hädaldust teemal, et mõned Tallinna ametnikud peavad minema kuhugi mujale maakondadesse elama, siis tunnen ma ennast sel taustal nagu tõesti kõva tegijana, seepärast, et ma tean, kuidas koha peal ennast maksma panna, kuidas koha peal hakkama saada ja ma tean neid tohutuid voorusi, mis kaasnevad sellega, kui sa lähed pealinnast ära kuhu maakonda. Sellest jutust kõlab nüüd läbi üks teine kuulus artikkel 10 head põhjust, miks kolida elama provintsi või kuidas see oli? Ja, nii ta tõesti on ja olen just hakanud enda ümber vaatama just selle pilguga, et nii mitmedki mu head sõbrad tuttavad Rakveres ja kaugemalgi on selle sammu ära teinud ja see on nende jaoks olnud üks ära ütlemata tore samm. Mitte keegi pole seda kahetlenud. Aga räägime nüüd raamatust, et ma ise just mõtlesin natukene aega tagasi, et ise mitte raamatut kirjutanuna olles, et kuidas nagu üldse ühte raamatut üles ehitatakse, et mõned ehitavad inimeste elulugudele kui narratiividele, mõned võib-olla paikadele, mõningatele sündmustele, et kuidas sina oma Virumaa raamatu üles ehitasid? Tõtt öelda olen mina oma raamatuid üles ehitanud nii, et hakkan ühest otsast kirjutama ja siis jõuan teise otsa. Et see kõlab natukene aljakalt ja natuke totralt, aga eks ta nii kipub olema. Tegelikult peab olema alati mingisugune nii-öelda leitmotiiv või mingisugune sümboli rida,
mingisugune suur üldistus, mille ümber seda asja kõike teha ja sättida ja minu jaoks õnneks on see olemas juba pikka aega, see on Ellen Niidu luuletus Üks poiss tuli Rakvere linna, et Viru vannet anda. Sest mingisugusel ajal ma sain aru, et tegelikult see luuletus on minust ja minusugustest teistest inimestest, kes ongi läinud kuhugile väiksesse linna, et anda mingisugune vanne, mingisugune lubadus paigale, mille ta on endale koduks valinud. Ja nagu selle luuletuse lõpuread kõlavad, kas teab rahvas, kes vooritast mööda, iga päev Viru vanne on uus. Et tegelikult ongi, iga päev on see vanne, mis me anname oma kodupaigale uus ja tegelikult see minu Virumaa lugu on mitte ainult minu lugu, sest mina ei ole sugugi nii tähtis inimene, et ma peaksin endast raamatuid kirjutama. See on meie Virumaa vabaks saamise lugu ja meie Virumaa enese üles ehitamise ja enese leidmise lugu. Siin sees on Viru säru, siin sees on Viru vanne, siin sees on Viru vägevad, Viru regi, punklaulupidu, evakeel ausammas, slaavi müstika, palju Kalevipoegi ja siin sees on kümneid ja kümneid väga tublisid inimesi, kes on üles ehitanud selle Virumaa sellisena alates Narvast ja lõpetades Läsna loobukandiga, nagu me täna seda näeme. Et ma arvan, et see on üks tore ja kirglik raamat tublidest virulastest ja Virumaa ajaloost, nii nagu seda varem pole kirjutatud. Kui sa seda raamatut kirjutasid, siis kas põhiliselt tuginesid sellele, mis on juba sinu mälestused ja kogemused olnud Virumaast või avastasid seda kirjutades ka midagi uut? Üks asi, mida ma hakkasin enda jaoks avastama, on just nimelt selle Ellen Niidu see Viru vande lugu. Et kust on tulnud see luuletus Üks poiss tuli Rakvere linna? Sest kui tavaliselt ilmusid uued luuletused eelmisel sajandil, kas loomingus või loomingu raamatukogus, mõnikord keeles, kirjanduses ja nii edasi, Sirbis, aga kindlasti nad ei ilmunud, eriti kui nad on sellise tähendus ja üldistusjõuga, nagu see Üks poiss tuli Rakvere linna, need ei ilmunud rajoonilehtedes. Ja tänu meie Lääne-Virumaa Keskraamatukogu tublidele inimestele ja tänu Eesti Lastekirjanduse Keskuse inimestele ma sain teada, miks ja kuidas ilmus see luuletus just nimelt esmakordselt meie toonases lehes, mis kandis nime siis Punane Täht. Ja teine asi, mida mul õnnestus ka uurida veel juurde, oli siis Virumaa ühe armastatuma kunstniku Valli Lemberg-Bogatkina elu, töö ja toimetamised. Sellepärast, et kui see raamat minul kirjutamisse läks, oli Valli veel elus, aga selle raamatu kirjutamise ajal ta ei jõudnud ära tähistada oma 95. sünnipäeva näitust, mille ta küll ette valmistas, aga sel näitusele oli väljas ka tema väga tähendusrikas töö, see on siis Viru vanne 2, nimelt tema visioon ja versioon ja arusaam siis Viru vandest, mis esmakordselt jõudis meie silme ette Kristjan Raua käe läbi. Ja need Valli lood olid ka sellised, mida mul oli vaja endale nagu selgeks teha. Rääkimata sellest, et selles raamatus on väga palju vahvaid märke, mis meie virulased oleme jätnud maa peale. Need on siis igasugused erinevad monumendid, ausambad. Ja ma olen valinud nendest tutvustamiseks, kirjutamiseks need, millel on sees mingi väikene kiiks ja need, mis on elus. Ja mis asi on elus monument? Kindlasti elus monument näiteks väikene Arvo Pärt keset Rakvere linna, sellepärast, et ta läheb inimestele korda nii, et eile ma seisin tema kõrval, vaatasin, tal ei olnud külmakaitseks kaela pandud mitte üks sall, vaid neid oli 2 ja lisaks oli veel seal üks sinimustvalge lehvikene. Ja 1. septembril läheb talle selge koolikott, need on mälestusmärgid, ausambad, mis elavad koos meiega ja selliseid olen ma ikka kümneid ja kümneid üle Virumaa sinna raamatusse juurde kirjutanud, et inimestele oleks ära räägitud ja oleks alles hoitud need toredad, vahvad lood sellest, milline on see maa meie ümber, kuidas tema meiega räägib ja kuidas meie temaga räägime. Kas või selleni välja, et teeme ühest valgusfoorist, mis on Haljalas siis mälestusmärgi. Tundub, et see raamat siis võiks olla ka selline omamoodi kultuuriline teejuht Virumaa kõik võimalike skulptuuride juurde.
Absoluutselt ja tegelikult on ju selle Petrone Prindi Minu sarja üheks märgiks alati olnud olla teejuht, olla selline isiklikult läbikogetud teejuht erinevate maade, erinevate kultuuride, erinevate tavadega, erineva kokanduse juurde. Ja arvestades seda, kuivõrd palju erinevaid kultuure ka meil siin Virumaal on, alates tõesti Ürg-Eestist ja Lammasmäest, kus arvatakse olevat ju meie esivanemate kõige põlisem paik, kuni Vene, Juudi, Ukraina, kõigi nende kultuurideni välja, mida kõike kohtab ka Virumaalt ja ilma milleta Virumaa tegelikult ei olekski see Virumaa, millisena me teda ette kujutame. Tänasel samal päeval, kui me seda intervjuud teeme, on sul tegelikult selle sama raamatu esitlus siin Lääne-Virumaa Keskraamatukogus ja mis tundega sa lähed siis virumaalastele Minu Virumaa raamatust rääkima? Sa ei ole ju 1905. aastast saadik siin elanud. Ei ole tõesti, ma olen alati öelnud, et mina olen migrant, mina olen tavaline migrant, nii nagu Saša, Paša ja Kolja, nii et mingit pidi on tegelikult see raamat ka minu suur tänu ja aitäh nendele virulastele, kes on mind omaks võtnud ja lubanud mul kunagisel linnavuurlel ennast siis leida tubli ja väärika maamatsina. Aga mis siis puudutab seda esitlust, siis loomulikult ma natukene sabistan, et mida inimesed, kes võib-olla juba mitmed on ka lugenud, sellest raamatust arvavad, aga eks ma püüan ka natukene kaval olla selle koha pealt, et kui üksi ei julge, siis ikka saab lasta sõpradel ennast toetada. Ja mul on kaasas head sõbrad Raivo Riim ja Riho Hütt, kes on Valli Lembergo Katkina poolt siis jäädustatud sellele maalile Viru Vanne 2. Nii et me tahame tänutäheks ka kõigile teistele rääkida ära selle Viru Vanne 2 sündimise loo, mis on ju üks osa meie enda Virumaa loost ja selle loo pikkus on tegelikult 7 aastat alates sellest hetkest, kui Valli Lember arvas, et see maal võiks ära maalida kuni selleni, millal ta valmis sai. Ja hästi tore on see, et see maal on kogu aeg kõigi meie virulaste päralt Lääne-Virumaa Keskraamatukogu foajees, nii et igaüks võib sinna tulla, vaadata neid 3 meest seal, kelle puhul ei ole üldse tähtis, kes nad on. Nad on lihtsalt 3 isamaalist meest Rakvere linnuse ees, et mida nad mõtlevad, mida nad tahavad ja praegusel ajal, tänasel päeval on ka väga oluline mõelda ju seda, et kas me oleme teinud kõik endast sõltuva, et meie 100-aastane Eesti oleks maailma parim Eesti, et meie Virumaa oleks maailma parim Virumaa. Nii et tõelised virulased, kelle veri ei värise, peaksid ikka täna kell 17.30 tulema vaatama sinna raamatukokku, mis seal sündima hakkab. Olete ikka oodatud, ootan teid rõõmuga. Suur tänu, Rein Sikk, ja suur tänu ka Petrone Prindile, sest saame ka tänase hommikuprogrammi jooksul ühe sinu raamatu välja loosida kuulajatele, nii et ma usun, et see sinu tutvustus küll tekitas praegu nii suurt soovi seda raamatut omada, et ma ei tea, kui palju meile siin neid kõnesid tulema hakkab. Aga sulle, Rein Sikk, soovin kõike paremat ja seda vanasõna ka, et ega 2 ilma 3 ei jää. Püüame ja inimesed silmad särama ning kõigile hääd loosi õnne. Ja loomulikult olge uhked selle üle, et te saate näha ja tunda Eesti 100. sünnipäeva. Mitte kõigile pole seda õnne antud. Aitäh!